Tere, olen Kristjan. Meil on käimas oktoober, mis on Euroopas tuntud ka kui küberturvalisuse kuu. Selle puhul olen noppinud välja mõned õngitsuskirjad oma mailboxist ning jagan neid teiega ja viitan ka sellele, kuidas ära tunda, et tegemist on õngitsuskirjaga. Esmapilgul tundub see, et on tegemist täiesti tavalise tellimuskirjaga kuskilt välismaalt, mis on tulnud teile meili peale. Võib-olla te töötate rahvusvahelise müügiga ja selliseid kirju tuleb teil piisavalt tihti. Nüüd, kuidas ära tunda konkreetselt kirja näitel, kas tegemist on õngitsuskirjaga või mitte? Esimene asi, vaadake, kes on saatja. Antud kirja näidise peal on saatja nimeks Hamida Mohammed, aga saatja meiliaadressiks on keegi proua või preili Kuvankova. Ja tegemist on hoopis Tšehhi õlletootja meilidomeeniga. Seega, kui nimi ja meil ei lange kuidagi kokku, on esimene ohumärk, et tegemist võib olla õngitsuskirjaga. Järgmisena arvatakse tihti, et kui manus on zip-file, siis see on ohumärk. Kahjuks see nii ei ole. Tänapäeval on võimalik viirus peita ära juba piltidesse, dokumentidesse, igale poole. Samas manusid avada ei ole mõttekas ja ohutu enne, kui te pole veendunud, et see kiri on tõesti ehtne. Kui me vaatame edasi, siis järgmine kõige parem näide, et tegemist on õngitsuskirjaga, on see, et nõutakse kiiret tegutsemist. As soon as possible. See viitab otseselt, et tõenäoliselt on tegemist õngitsuskirjaga. Vaatame edasi. Nüüd tekib veel rohkem hämmingut. Ehk siis üleval meili juures oli saatjaks Hamida Mohammed, aga kirjale on allkirjastanud hoopis Tariq Wahed. Ehk siis siin juba ei lange nimed kokku. See on järjekordne viide sellele, et tegemist on suure tõenäosusega õngitsuskirjaga. Nüüd, kui te hakkate vaatama riikide või regioonide tunnused meilis, siis meiliaadress viitab Tšehhile, telefoninumber Araabia Ühendemiraatidele ja kirja all on viidatud hoopis sellele, et ettevõte asub Saksamaal, linnas nimega Duisburg. Nüüd, kui te vaatate kõiki neid komponente koos, siis ongi esimene ohumärk, et tegemist ei ole päris kirjaga. Seega, selliste kirjade manuste avamine ja neile vastamine on ohtlik. Ning ärge seda kunagi tehke. Kui te saate rohkem teada küberturvalisusest või saate kaasa koolitada oma inimesi, siis rohkem informatsiooni leiate minu kodulehelt või jälgige minu järgmisi postitusi. Tänud ja turvalist päeva!